No kattub küll, aga siin on võimalik natuke, ma ütleks, väike korrektiiv teha, sest võib ju muidugi asju esitada ka nii, eks, et inimesed ei mõista demokraatliku riigikorda ja nad ütleme, panevad süvariigi arvele või ametnike arvele puudusi, tegelikult, millega nad peaksid hakkama saama, aga teisest küljest mina näen seda, ütleme, poolehoidu sageli autoritaarsele võimule kui midagi, mis on mõneti mõistuspärane, mis nõuab riigis korda ja seda, et seal riigis saadakse ka millegagi hakkama ja ma ütleks, et demokraatia ise peab samuti saama hakkama. Ja tegelikult demokraatia puudujääkidest samamoodi toitub see nõue korra järele ja tegelikult demokraatia kaitsjad ei peaks mitte lihtsalt ütlema, et selline see demokraatia on, et võtke või jätke, vaid demokraatia peab alati paremaks saama ja ta peab mõneti nagu taustal alati võistlema teiste riigikordadega. Ta ei ole niimoodi valmis või loorberitel puhata ja tõepoolest ta peab suutma tagada, et riigis seadus maksab, et ka rahva tahe mingil kujul ikkagi teostub, et seal ei toimu mingisugune võõrandumine. See kõik on vajalik. Lihtsalt kui demokraatia muutubki väga mugavaks, kui öeldaksegi lihtsalt, et niimoodi see mäng on ja sellega tuleb teil leppida ja ei mõelda selle peale, et on selle demokraatia taustal mingisuguse riigi toimimise ideaal, sellisel juhul hakataksegi vaatama kuhugi mujale. Kardan, et kõva käega on nii, et kõva käsi tundub nii kaua ihaldusväärne, kui ta su oma kaela järgi krabab, aga siis on hilja.